Eelmises loengus juhtisime LED-i heledust pulsilaiusmodulatsiooniga. Selles loengus juhime samasuguse PWM-iga servomootorit. Servomootor on niisugune karbike, mille ühel küljel on pöörlev telg ja millest väljub 3 juhet. Must on maandus ehk toite miinusots. Punane on toite plussots. Nende väikeste servomootorite toitepinge on tavaliselt vahemikus 4,5 kuni 6 volti. 9 volti on kindlasti liiga palju. Kollasesse juhtmesse juhitakse kindla perioodi ja täiteteguriga PWM-signaal. Esiteks, PWM-i periood on 20 millisekundit ehk sagedus on 50 Hz. Teiseks, impulsside kestus TH on vahemikus 1 kuni 2 millisekundit. Klassikalist servomootorit ei kasutata mingi sõiduki rataste ringi ajamiseks. Servomootor teeb ainult poolpööret. Kui impulsside kestus on 1 millisekund, siis servomootor on ühes äärmises asendis. Kui impulsside kestus on 2 millisekundit, siis on mootor teises äärmises asendis. Kahe äärmise asendi vahel on impulsi pikkuse ja mootori asendi vaheline sõltuvus lineaarne. See tähendab, et näiteks 1,5 millisekundiste impulsside korral on mootori asend täpselt keskel. Niisugused impulsside kestused saab takistite ja kondensaatorite täpse valikuga. Esiteks multivibraator. Selle sagedus arvutatakse niisuguse valemi järgi. Periood 20 millisekundit tähendab sagedust 50 Hz. Tuletame eelmisest loengust meelde, et R1 peab olema palju suurem kui R2, et impulsid oleksid hästi lühikesed. Nendele tingimustele vastab väga hästi näiteks niisugune takistite ja kondensaatorite kombinatsioon. Kust võtta 19 kiloohmine takisti? Paneme jadamisi 3 takistit. Nende väärtuste summa on üsna täpselt 19 kiloohmi. Impulsside pikkused arvutatakse sellise valemi järgi. Aga potentsiomeeter on 100 kiloohmine. See tähendab, et tema takistus muutub vahemikus 0 kuni 100 kiloohmi. Tuleb valida niisugune kondensaator, et see takistuste vahemik kataks impulsside pikkused 1 kuni 2 millisekundit. Nendele tingimustele vastab hästi mahtuvus 30 nanofaradit. Kui 33 nanofaradist kondensaatorit pole käepärast, siis paneme 30 nanofaradist kondensaatorit paralleelselt. Arvutades saame, et kui potentsiomeeter R3 on 30 kiloohmi, siis TH on 1 millisekund. Ning kui R3 on 60 kiloohmi, siis TH on 2 millisekundit. Seega potentsiomeetri äärmised asendid servomootorit ei mõjuta. Lõpuks ühendame servomootori, lülitame toite sisse ja keerame potentsiomeetrit. Servomootor käib nagu ette nähtud.
keerab 180 kraadi piires. Selles loengus juhtisime servomootorit pulsi laiusmodulatsiooniga. Nagu nägime, oli skeem täpselt samasugune nagu LED-i heleduse muutmiseks, ainult et takistid ja kondensaatorid oli vaja täpselt välja arvutada.